No vaatame. Kas keerutab ja Matrossovilt. Väga otsustav tõrje. Jätkub. Kas tuleb nüüd tsenderdus, tuleb küll transimiste pea vahel, Matrossov korrab selle palli õhust endale, see pidi olema värava ei palli, oli ka. Millest? Märten Pajunorma, Aleksei Matrossov ja Matrossov võtab, ei muutu seis, mängitud täpselt minutit ja Matrossov näitab. Saldo on 0 ja kui Sappinen siit tuleb ja on kastis ka, välisküljega proovib. Ja on veel nii palju õnne, et pall põrkab tõrjes tagasi. Allikult väravat, kampanja peaga vahel. Alliku veel ja Matrossov toob ära lati ja selle palli. Suurepärane peale. Ja meid seal ründad praegu kätte saanud ei ole. Jah, ühtlasi kui Trans vaatab nüüd ka ajal. Ega Adesti oma ju kasti saatnud, aga jällegi siit vasakut äärde vaadi tulemas. Nüüd ei lähe Roosupise Taambe tuule ja teine kord pannakse see pall ikkagi väravast lõpuks mööda, et Matrossovi kätte läbi küll, aga võtama kohe siis algkostus võtnud Carlos Torres Ramirez. Peab kuidagi ära mainima selle, et siin juba mitmed puud oleme näinud küll. Aga ma olen üllatanud ikkagi sellest Hindele kohta, tal on isegi veidikene nagu... Ja nüüd tuleb lihtsalt täravaana, Joao Pedro nurk läheb teravaks, leiab siin ettepoole ka teine pall ja nüüd ei panda jälle ära 5-6 meetri pealt seda palli. Mingi jupp enda kätte, aga pigem on vastupidi siin, jah. Et saada korraks see momentum nagu endale. Et 3 punkti jaoks on vähemalt 2 vaja, Sappinen sealt nüüd tegemas ka, pall tundus, et käis selle värava lati peal ka ära. Siis saab selle nii-öelda laienduse, mis siis korraks kõrvas lõppes, vaatame selle olukorra ära, sealt on pall kehvasti lahti, aga päästab oma pea Matrossov ära ja Ailov nüüd kasti pääsenud tegema ka löögikoht ka tuleb sealt ja Matrossov on nüüd eelmise ajalugu teist korda välja. Repeltoon on päris, aga lastakse Sepperton! Milline löök ja milline... See õnnestub hästi kombineeritakse ka nüüd jooksu peale, kuna kaitseliidi taha Matrossov väravast väljas ja õige aeg see jooksu teha. Kõrgelt sinna taha postise läheb, aga Matrossov on püüdmisel kindel. Košusko üksinda. Ja number 44, Danil Geveller.
raamilöök ka vist kunsti viia, kuid siiski mitte. Tuleb löök ka ja nüüd paneb Matrossov käed vahele ja seal oli see Henri välja võimalus jällegi vasakult äärelt tulla ja sealt juba korra on ohtlikult tuldud ning Rõivassepp pääseb löögile ka, aga selles löögis ülemäära palju jõudu sees ei olnud, hetkel siin tundub, et tähistel Rõivassepp läheb pall tagaposti tulles ka, päästakse löögile, aga Matrossov seal nüüd minutilise vahega või vaata, et isegi minuti sees suudab 2 korda nurgalöögi anda, tuleb väga hea pall sinna 5 kasti kohale ka, kuid sealt esimesena löögile ei pääse, et ta tuleb nüüd pikem pall ja Matrossov seal väga enesekindlalt justkui ei teki. Purjet, aga seal oli kampanja vahel, nüüd teine jooks ja siit on Purje minemas ja Matrossov vahel! Matrossov vahel, aga no näed! Ja kui mõnikord on aga Matrossov tassib selle praegu välja ja nurgale. Need on oluline, palju riiklad midagi ja kui on ette saama kvaliteeti jääb täna soovida. Mõtlesime juba siin rääkida Türi Lillelaatadest ja asjadest. Tuleb madamunud ideaal, aga Matrossov kõige kõrgemal, nii et 1-0 on ikkagi mängus koor siiamaani. Väga põnev jah, et absoluutselt. Poole jätka veel Pajo võimalus, aga Matrossov on ees. Sööt ette poole, Santos lükkas edasi. Ei jäänud kaugele. Lähebki otse, aga läheb adumisse nurka seda palli sihtima ja Söötete poole jätka veel Pajo võimalus, aga Matrossov on ees. Oi, läbi. Ja Ilinile varianti siin lüüa teine veel, aga Matrossov on valmis ja jäi lõtuks pehmeks ka. Pehmeks ja võiks öelda, et otsast pikemalt kuhuks. Sinna Tanda poole läks, oi kui hea löök siit tuleb, aga Matrossovile sööta, Guillermel nüüd kampanja vastase ja võtab ette ja hästi võtab ette, sööt ka värava ette ja sealt Matrossovilt järjekordne supertõrje. Aga äkki nüüd siis vaatame selle, Ivanovil on löögi koht, läheb madal löök, aga selle Matrossov lüüab. Aga Košukovs. Matrossov karistusalast väljas, aga saab selle olukorraga hakkama. See on ka Žallov. Sööt, aga Matrossov oli kiirem, ei jõudnud ta.